Hei, mina on Joosep ja siin on Sven, Taavi ja Mattias ja keldrilohed on tagasi. Ja jätkame siis sealt, kus olime eelmine kord. Kuid meil on ka Patreon. Te võite Patreonile silma peale visata, sest seal on igasuguseid asju, mis te saate näiteks videoid varem näha, kui te toetate meid Patreonis, nii et minge vaadake Patreoni. Ja lisaks sellele on meil ka Discord. Discordis saate rääkida kõigest D&D-ga seonduvast või niisama või mis iganes. Jah, ärge igasugust spämmi saatke ainult. Aga nii ongi ja lähme mängime siis D&D-d. Eelmine kord siis keldrilohedes. Öösel tekkis manatorm ja öösel tekkinud manatormiga tulid tallu ka draaklased ja olukord muutus kiirelt ohtlikuks. Taevas oli näha ka viivernit ja tema seljas lendas eriliselt tugev draaklane. Verises lahingus langes piimut ning Harujuku lülitus korraks välja. Seejärel teatas ehitud draaklane, et pronkspikse torm on Aradorile saabumas ja lendas oma viiverniga Iskoldi poole. Sallipande jäi piimutit matma ning edasi ennast uuesti koguma. Nii, te olete nüüd keset seda talu, te ei ole veel talust lahkunud. Te vaatasite seda küll, et kuhu poole nad liikusid ja nii edasi. Aga mis te teete? Vara hommik on ja lahing on just läbi saanud. Nii et te olete nüüd seal talus vaadanud, et Viven lendab sinna linna poole. Teie valik, mis te edasi soovite teha? Meil oli veel laipade ja relvade ülevaatus pooleli enne, minu meelest. Või kas me lõpetasime ära selle? Te saite, ma midagi ütlesin, mis te odades leidsite ja mingi 4 oda vist oli. Ja muud te väga ei leiagi nendelt. Nii et mis te tahate teha edasi? Nüüd võiks süüa midagi, ütleb Trixton. Kas seda eilset sööki on arves või? Ma arvan, et sa võid tähele panna, et Harujuku, kes tavaliselt hoolitseb selle eest, et kõik oleksid söönud, et Harujuku pole isegi alustanud mingit toidu tegemist ega soojendamist ja ta lihtsalt vaatab aknast välja seda kohta, kuhu me piimuti matsime. Meie ustav hobune siis. Siis tuleb Tamara su juurde. Jah? Ma lihtsalt ütlen, et mul oleks tuletõrje alarm majas tööle, et sellepärast ma pidin ühesega. Ja, kõik on okei. Draaklased ründavad. Tamara tuleb su juurde Harujukku ja siis ta on, et jah, ma tean, see on jube, mis juhtus. Piimut oli nii tore loom. See on lihtsalt juba mitmes loom, keda me kaotame. Oh ei, kelle te siis veel olete kaotanud? No 2 kana oli ka veel. Kanad? Teisugustel seiklejatel olid kanad. Ja, nad olid meil lahutamatu osa meie grupist. Kuni nad ära jooksid. Trixton pööritab silmi täiega selle peale. Noh, nii kurb. Ta paneb lihtsalt käe su õlale ja siis vaatab koos sinuga sealt aknast välja seda matmispaika. Ma lähen teisel poole, kus Tamara seisab ja siis vaputan seal. Harujuku igatahes teeb ajab selja otsustavalt sirgu ja ütleb, et nojah, aga egas midagi. Sallipandelt keegi enam ühtegi uut looma ära ei võta, nii et kättemaksu aeg. Lähme. Iskoldi. Vahepeal küsin, kuhu te matsite või mis te tegite nende draaklastega? Me matsime piimuti ainult. Draaklaste laivasel. Mina tahtsin korjata kõikide draaklaste pead. Ja. Viska investigation, Osmo Kai. Kohe viskan investigationi, automaatan siin, kus on popsti, viskasin 13 kokku. Okei, sa oled raidumas neid päid maha. Ilmselt teed seda oma suure mõõgaga, on ju?
Ei, ma arvan, et ma võtsin majast mingi puuraidumist kirja. Okei, sellega sa pead suht täpne olema, aga sa saad oma pead kätte sealt ja samal ajal, kui sa neid raiud, siis sa näed, et kõigil on turvise peal siuke kuju, mis ei ole väga hästi näha, aga paistab, et neil on siuke vapp ja vapiks on pronkslohe. Ta on siuke natuke pronksi karva ja siuke lohekujutis. Kas lohel on tiivad eraldi või tiivad on nagu esimeste käppade osad? Tiivad on eraldi. Ehk siis nagu 4 jalaga Jah. tiivad, ehk siis nagu täis lohe, jah? Jah, täis lohe, jah. Kujutab täitsa lohet ja mitte viivernit. Kas see lohe lendab või ta on nagu seisab? Ta on nagu peaaegu nagu istub, aga tal tiivad on niimoodi laiali. Okei, et nagu muidu on vaataja poole, aga pea on nagu... Jah. Ja tundub, et siuke pigem ohtlik lohe. Kujutatud ohtlikult või võimsalt, mitte siuke pehme. Kas kõigil neil turvistel on see samasugune või nad on nagu umbes käsitsi tehtud? See on üpriski samasugune, kuid tundub, et see on ikkagi käsitöö. Et üritatud kujutada ikka sama asja, aga see ei ole nii hea print, nagu näiteks on linnas kõndivatel sõdalastel ja nii edasi. Et võib-olla midagi siukest, mis sinu hõimus ka tehakse, et värvid ja nahatükid lõigatakse kokku ja nii edasi, et kui on vaja midagi kujutada. Ja no ilmselgelt, ma ei ole kindel, kas Osmokai on lohed päriselt näinud, ilmselt vist ei ole. No sa oled ilmselt kuulnud lohedest ja nagu, sest nendest räägitakse palju, eriti kui sa oled kuskil tavernites kuulnud laulusid ja asju, siis... Aga selles mõttes ma ei suuda hinnata, et seda, et kas selle vapi joonistaja on kunagi päriselt lohet näinud, on seda ma ei suuda. Ja seda sa ei suuda hinnata, selleks sa pead olema jah, ise loheekspert. Lohedest ikka räägitakse, kui keldrites joomas käid. Super. Mega. Nii, aga seal te olete siis akna ääres ja mis teie järgmised sammud on? Trikston muidu oleks tahtnud neid ära põletada, aga ta just mõtleb, et väga hea, et sa raiud neid päid, sest me peame midagi näitama sellele maagile, kelle nimi mul praegu meelde ei tule. Sest ma seon need kõik endale vöö peale, need pead, et mul on nagu vöö ümber on siuke peadest nagu seelik või? Valige üks enda seast ja tema viskab history. Kuna Osmokai rahval ei ole kirjutatud ajalugu, siis ma arvan, et võiks keegi teine teha. Ma võin loopida. Karasum Manasau ütles mu lisamälu. Historiks tuli 16. 16. Olgu. Sina kui elvide juures üles kasvanud, oled kuulnud lohedest, sa ise ühtegi ilmselt näinud ei ole, aga oled kuulnud, et ajaloos on olnud võimsaid lohesid mitmeid ja üks kõige tähtsamaid lohesid, mis sa oled kunagi kuulnud, on ka pronkslohe olnud. On olnud pronkslohe, kes on inimestega koos tööd teinud ja mitte lihtsalt inimestega, vaid eelkõige elorinlastega. Ja tema oli ka suureks osaks selle kurja jumala tapmisel kunagi ammu. Vähemalt legendid nii räägivad. Ja teie elvi raamatutes ja elvi raamatukogudes juttudes on ka sellest räägitud. Sest ka sinu rahvas oli osa sellest. Nii et sa tead, et mingisugune pronkslohe on varem ajaloos on tähtis. Sa tead, et lohesid on mitmeid olnud. Sa tead nii palju, et lohe näha, eriti praegusel ajal, siis sa pead minema kas hästi palju põhja kuhugi või siis väga lucky olema. Et lohesid niisama ei lenda kuskil linnade lähedal. Nagu see on ikkagi väga
väga haruldane nähtus, et mingi lohe kuskil inimeste või kuskil asulate juures üldse oleks. nii et see põhimõtteliselt võiks kohe klikkida Trickstonile. pronksloe, okei, see on juba keskmisest olulisem. Jah, seda, kui relevantne see info sellele olukorrale on, seda sa ei tea. Sellest tee omad järeldused. Lisaks ma annan teile endale nii palju ajalugu, mis te ise olete teinud, et Karasom oli see tüüp, see võlur linnas, kellele te tegite ühe töö juba. Meil on siin eelmistest mängudest päris pikka aeg möödas, nii et pole ime, et kõike ei mäleta. Ja siis Iskoldis teil oli veel üks sõbralik valvur, kellega te joomas käisite, oli Joredak. Siis Iskoldis, mis te veel tegite? Te kauplesite 400 kulda välja vist sellelt pealikult selle kõva kõhu pea eest. Ja rohkem te Iskoldis vist väga ei jõudnudki teha. Aga need on need kontaktid teil siis, nii-öelda, kellega te olete suhelnud. Ja Shagari oli ka. mingi lollakas õpilane ei olnud seal või? Ja, Asper oli Karasomi õpilane, kelle Harujuku peaaegu ära tappis. Ja siis Osmo Kai, sina kohtasid ka oma hõimukaaslast Shagarid baaris, kes oli natukene depressioonis, ütleme nii. Oi, see oli kurb. See peavalvur oli Meko, on ju? Jah. Igatahes Harujuku juba surub Tamara kätt, tänab kõige eest ja hakkab astuma Iskoldi poole. Kättemaks. Ja, kus meil see kõva kõhu pea on, et see ikka kindlasti kaasa saaks. Minu teada te saite selle põhjatu koti ka endale. Ja, minu käes on see. Ja siis lisaks sellele, et teil praegu seal kärus olid need relvad, et kas te need võtate kaasa või käru jätate sinna või mis teie plaan on? Kas need odad on võimalik sinna Bag of Holding usse toppida? Mis selle Bag of Holding dimensionid olid? Lõputu? Ei, tal on ikka nagu ruum. siuke messenger bag tüüpi on mul pilt sellest. Jah. Aga seal peaks olema need dimensionid, kui sa klikid peale. 2 feet diameter at the mouth. Ja 4 jalga sügav. 4 jalga sügav. 4 jalga. Ei, siis odad ei mahu. Et seal seda efekti ei ole, et ma hakkan otsast sisse panema, mis kaob ära. Ei, ta ei kao ära. Ta kaob alles siis üleni ära, sisse. kui ta on üleni sees. Selge pilt. Okei, siis odadest... Ma proovin ühelt odalt võtta pea ära. Ja viska dexterity. Okei. Ma sain 11. 11. Sa üritad selle pea ära võtta, aga selle käigus... No, sa saad selle pea ära, aga sa ilmselt seda pead korralikult tagasi ei saa. See on suva. Ma lihtsalt tahan seda pead kotti panna, et näidata seda kellelegi. Okei. Topin kotti. Kas ma lähen ka siis meie võõrustaja juurde ja Tamara ja siis võtan vöö vahelt ühe hõbemündi, annan talle kätte ja ütlen, et aitäh ja see korvab ilmselt meie siin ööbimise, aitäh. Oi, aitäh sulle. Head teed sulle ka ja suur tänu selle eest. Te olete alati tagasi tere tulnud siia, et mul siin on nii mõndagi vaja teha siin järgmistel päevadel ka ja järgmistel nädalatel ja kuudel, et teid on alati tore näha. Te olete juba nii palju teinud. Siin oli väga tore olla. Ja siis Elleri kõnnib ka teie juurde ja siis... Mis nüüd saab siis? Me lähme jahtima draaklasi. Ja võtame oma töö eest tasu ka, kui kõik miskipärast tunnustavad seda. Kättemaks. Ja alustaks juba nendest kullast, mis me saaksime. Kas ma saan ka mingi osa sellest? Jaa, tähendab nagu sa oled meie koos, et ikka. Olgu.
okei, ma või tulen. mis te arvate ? aga kättemaks on meie . ja , Teil nüüd hobust ei ole, et kas siis tõld ei , jääb sina ei maha ? pea vankrit vedama , sa ei pea tõlda vedama . või noh , kui sa väga tahad , siis . Ei, ma pigem ei soovi . ja siis ta jääb endal ka mingitest haavadest kinni, mis tal on värsked . me ju , see kõik just juhtus , me oleme kõik jah. jaa . nende vigastustega , mis meil on , eks ole . tahaks äkki natukene sööks kõhu täis ja puhkaks võib-olla natukene vaadates , näitan mingile mõnele haavale . no kuna me jala lähme , siis mingi lühikese puhkuse võiks teha , jah . ja äkki selle aja jooksul Tamara leiab mingisuguse , noh , tead aiakäru või millega me saaks näiteks kasvõi seda pead vedada või mingit natukene relvi või . Tamara jaa ütleb , et kuuris on väike aiakäru , kuur on natuke eemal seal , et võite seda laenata küll . jaa , küll see leiab ise oma tee tagasi sinu juurde nagu üks hea ruum . ja mõtlesin sama asja , see on midagi , mis ei lähe kunagi tagasi . olgu , aga kui te võtate aega jah , kogu see tegelemine ilmselt võtab teil kuskil tund aega ja saate endale short resti ära teha . aga me võime ju Tamarale teha vastuteeneks reklaami , et äkki tal on mingi , kirjutame selle käru peale Tamme talu , et siis nagu vähemalt see on nagu liikuv reklaam . Suure Tamme talu on see tegelikult . hea küll , ma kirjutan Suure Tamme talu . aitäh , aitäh . ma kirjutan mingi selle söestunud dokiga , mis sellest majapõlengust on jäänud . jah , õnneks te suutsite maja suhteliselt kiiresti ära kustutada , nii et väga suurt valu see maja ei saanud . ja Harujuku käekiri on nagu siuke lapse käekiri , et mingid tähed on nagu natuke tagurpidi ja niimoodi . Suure Tamme talu . oi jaa , see on väga ilus , aitäh , Harujuku . ärge siis unustage elutäringuid loopida , just , lühike mõned poisid . ma tegin manuaalselt . Pole , töötab . nii , nii , aga siis ma arvan , et Osmo Kai on see , kes võtab selle aiakäru või selle pea esimesena , et ma arvan , et me võime seda ju ka jagada vajadusel või ? ja , ma mainin , et ma veeretasin 9 lühikeseks puhkuseks , nii et siis nii palju saan elusid tagasi . sa võid rohkem neid täringuid kasutada ju korraga . ja sa võid rohkem kui üks kasutada korraga . ja sul täringuid on nii palju , kui sul on leveleid vist , oli nii ? jah . ehk siis 3 täringut . ja Ahah. no ma veeretan siis 2 täringut , siis ma saan äkki täis . see oleks väga hea . aiakäru peal mahub peale pea veel mõned odad ja mingid relvad ka onju . võib nii nagu . no nagu ma päriselus värskelt olen aru saanud , siis piklikke asju aiakäruga vedada on suhteliselt ebameeldiv . nii et ma ei tea , kuidas sa need odad sinna paned . ainult väga lühikest maad saab oda . aga mis siis , kui lükata need läbi pea ? no siis ta ilmselt hoiab paremini kinni sealt , jah . nüüd sa mõtled . ja siis täpselt niimoodi , et see on , aitab nagu stabiliseerida ka seda pead veel seal peal . täpselt . Trikstan aitab. Trikstan aitab , sest ta on väga osav sellest . ja käime ringi käruga , millel on peale kirjutatud Suure Tamme talu ja seal on mingid kollide pead otsas . täpselt see . hea reklaam . jah , teil on peatoigaste käru ilusti laetud ja olete valmis välja minema ja siis Eleri liigub ka teiega kaasa ja paistab , et tema on ka väikese puhkuse teinud ja ta tunneb ennast paremini kui ennem . kuule , aga me ju meie tõlla või vankri või kuidas selle kohta on õige öelda , me jätame selle ju siia Tamme tallu , eks ole . kas me peaks raha küsima selle eest või ? ma ei tea , palume tal hoida seda äkki või ? jah , ta võib üürida seda välja kui nagu noh , tead , siukest campingut , glamping . jah . nii , Iskold , me ei ole ju sealt meeletult kaugel . see oli umbes pool päeva reisimist . see aga- oli käruga . jah , nii et ilmselt terve päev läheb jala sinna , jah ? jah , võib-olla isegi rohkem .
et Ahah. ööpäev ilmselt reisimist . Kuulge , ma mäletan , me tee peal nägime mingit veidrat obeliski või mingit siukest iidset draaklastega seotud mingit Oli monumenti . oli hea . see oli . kas see ju jääb tee peale ? Ei , see ei jäänud siit minu arust tee peal , see jäi meie esialgse Jaa. Iskoldi jõudmistee peale . just , me tulime Iskoldi ja siis me nägime seda . ja . kui ma õigesti mäletan , siis see obelisk oli väga selline robustne , tahutud , et ta ei olnud nagu väga ilus kunst . jah , jah , nii oli . lihtsalt korra tekkis mõte , et äkki draaklased on kuidagi seotud sellega . aga kas ei olnudki , kas neil ei olnud seal nagu , kas need ei olnud seal nagu mingi küljes või otsas või peal nagu ? seal oli lohe peal mingi reljeef oli jah , või noh , siuksed ja põlvitav rahva hulk . ja . et võib küll seoseid tõmmata . no igatahes peame Iskoldi saama . aga nii , et see Vivern nagu lendas Iskoldi suunas . ja huvitav , kas see on asi , mis nagu noh , et kui inimesed näevad , et taevas mingi Vivern lendab linna poole , et kas see äkki tekitab palju kaost ja hirmu ? või jooksevad kõik inimesed kokku rõõmus ja lustis . Vivern tuleb linna . nagu hävitajad lendavad üle pea . meie vabaduse hind . oota , mida ? okei , igatahes hakkame astuma . okei , te siis liigute Suure Tamme talust väravast välja . Te kõnnite mööda kõikidest nendest piimutihauast ja maha maetud bandiitide hauast ja siis draaklaste kehaosadest ja verisest murust ja siis mõnest kondist , mis on maha jäänud ja siis riidetükkidest , mis on rebenenud ja lennanud laiali ja mõnest Tegime pilpast , mis kukkus kaariku küljest ära . tegime põhimõtteliselt Tamme talust surnuaia . just . ja siis te liigutegi mööda seda rada tagasi Iskoldi poole . Teie selja taha jääb siis see Suur Tamm ja selle talu . ja kõnnite . nii , kes on esimene , kes on see , kes vaatab , kuhu poole te kõnnite , et te ära ei kaoks ? Rexton täiega tahab seda teha . okei , sa viska siis survival või siis perception . kes on selja taga ja vaatab , et selja taga kõik korras oleks Osmo-Kai on vankri ülesannetel . ? Aiakäru , vabandust . jah , ajakäru . kas sa annad mulle metsalisasid ka ? ja sa saad metsalisad , kuna sa siis on travel'id metsas . 19 . 19 , okei . Elleri võib ka põhimõtteliselt ju selja taha vaadata . absoluutselt . okei , siis või no Harujuku võib ka , see on ka tore . jah , ma pakkusin ennast . ma okei olen , taga . jah , Harujuku teeb . sest Harujuku , kas su pea käib 360 ümber keha või ? ei , ma ei ole küll . okei . või noh , ma pole kunagi proovinud . kas sa äkki prooviksid ? ma ei hakka proovima . mõistlik võib-olla tõesti . äkki jääb kinni ? jah , me mis sa , võime seda ainult viimases hädas proovida . ja kui ei lähe , siis ma võin aidata . mis numbri sa said , Aadu , Juku ? oot , mis ma veeretama pidin ? Perception . nii , et siis ma vaatan , et keegi ei . 6. 6 , okei , jaa , 6 . okei . Te siis Solid. rahulikult kõnnite mööda metsarada edasi ja teate , see on üks ääre-talusid siis kogu sellest Iskoldi alast , et see on üsnagi kaugel sellest , et peale seda hakkavadki suuremad metsad ja nii edasi . aga te liigute linna poole . nii et te olete kuskil lõunani rahulikult kõnnite , midagi väga erilist ei kuule ega näe . ja jah , te jõuategi kuskil lõunani , et mis te plaanite , plaanite lihtsalt edasi rühkida või teete mingi peatuse või ? kas kõht on ka tühjaks läinud või ? ainult kättemaksu janu .
paneme edasi . ma vaatan Eleri ja siis Osmokai poole ka . Lasmuga on harjunud mitte toituma pikalt. ma vaatan hoolega siis seda Elerit, kes alles hommikul oli veel haavatud kõvasti . Eleri võtab enda kotist mingisugust kuivatatud liha ja nosib seda vaikselt, samal ajal kui liigub. hea mõte . teen ka nii . Ta jah , ise ei , ta väga peatust praegu ei vaja , paistab . Lähme siis . okei , te liigute siis edasi peatumata . samad grupid ja samamoodi onju . jaa . okei , visake uuesti siis . kas ma viskan jälle survival või nüüd viskan perception ? no vali ise , kumba sa tahad . sest põhimõtteliselt sa oled responsible sellele , et te ära ei kao kuskil metsas ja mis sees toimub . ellujäämiskunst 24 on tulemus . okei , Vau. mina veeretasin 1 . ühe , okei . Harujuku . ja siis te liigute edasi ja jõuate . Osmokai , ma proovisin ikka oma pead keerata , mul jäi see kinni , ma ei näe midagi . tee silmad lahti . ja siis te liigute rahulikult mööda metsa edasi . ja mingi hetke pärast Eleri ütleb , et teeme väikese pausi , ma pean põõsas ära käima . jaa , muidugi . okei . äkki keegi teine tahab ka . oo jaa , see on asi , mida teie elusalt teete . võib-olla siis sa vaata siin nii kaua kui . ma käin ka korraks . ma vaatan teid ja . Lähen teisele poole . ma samal ajal seisan ja võtan vöö pealt ühe draaklase pea ja hakkan sealt hambaid ära sikutama , et neid omale taskusse panna . viska dexterity . muidugi viskan dexterity , sa ei pea 2 korda küsima . Hoi , 6 . 6 . okei . paraku jah . sa saad ühe hamba kätte ainult , ülejäänud on hästi tugevalt kinni . no küll seda saab teha õhtul . aga siis te liigute edasi natukese aja tagant , aga Eleri on natuke kauem ära , siis te kuulete kiljumist järsku . Eleri kiljub kuskil põõsas . ja mis te teete ? panen 1004 sinna suunas . see on tavaline asi , mis teil juhtub , kui te lähete põõsasse . võib-olla inimestel , mitte liivaelvidel . sa ei kuule , mina ei ole läinud kiiruses . ma lihtsalt jooksen sinnapoole juba . okei , sa jooksed sinnapoole ja mis teised teevad siis ? mina seisan oma aiakäru juures . aiakäru juures . ja jah , mina Ja olen ka Harjuku ka. Osmokaiga , jah . okei , ja siis visake mulle initiative . nüüd on lahing , kus siis Eleri karjus kiljatas ja Trixton jookseb tema poole , näeb kohe siukest suuremat skorpionit . millegipärast on skorpion siin metsas ja Trixton , sina kui kütt tead , et siin metsas ei tohiks skorpioneid olla niimoodi , vähemalt mitte siukseid . ja see on väga kummaline nagu vaatepilt sulle . ja see skorpion paistab hirmus vihane olevat , aga Trixton , sa oled jõudmas sinna , sa oled siin Battlemapil seal , kus sa oled , nii et mida sa Jah. teed ? ma karjun kõigepealt , suur skorpion , tulge appi . väga hea . ja Jah. see vahemaad ongi sellised , ma liigun Eleri juurde , Elerist nagu ette . sa näed , et Eleri samal ajal üritab vinnastada oma seda hambu . ja ma vaatan mingi kohta , kas siin on mingi varjulist puud , kuhu ma saan alla minna või peitu minna . viska perception . okei sa mõtled täiesti pimedat või võimalikult pooleldi varjulist sobib . varjulis selles mõttes , et kas pime või siis , et sa saad taha peitu minna . jah , ma saan taha peitu minna . okei .
et ja ma kujutan ette, et päeval nagunii. Ühesõnaga, ja siis... no ma Kui võin ma sulle olen- nii palju öelda, et kõik need puud, mis sa näed Battle Mapil, et iga puul on tüvi ka, et Okei. see aitab sind. Ja need väikesed on põõsad. Selge. Siis Skorpionile teab Trikston vähemalt nii palju võiks teada, et sinna väga lähedale ei tasu minna. No vähemalt nii oleks loogiline. Seepärast ma proovin vibuga lasta teda. Okei. Kas teda 9 tabab või? 9 ei taba teda. Okei, siis läheb mööda. Ja muidugi ma olen cover'is siis ühesõnaga, kui ma ei tea. Praegu see ei ole cover'is. Sa põõsaste juures praegu. Sa peaks See ei ole puu või? See ei ole puu. Need on põõsad. Need on ka põõsad. Need on põõsad. Okay. Ma siis liigun puu taha. Okei, siis mine kuhugi sinna võssa, jah, kuhugi sinna. Sa kuskil seal puu all, puu taha üritad peita. Siis sa peaks olema kuskil siin. Okei. Ja sa lasid siis mööda, see nool vihiseb mööda tast, see teeb ta ainult palju vihasemaks ja Osmokai sinu kord. Väga hea. Osmokai on kõrbist kindlasti näinud korduvalt skorpione, nii suuri kui väikseid. Et kas Osmokai teab ka nagu, mis on nagu nende nõrkus või midagi? On neil mingit nõrkust või midagi, mida tuleb kindlasti vältida? Viska mulle nature, Suurema Advantage'iga. hea meelega. kuna see tõesti kõrbes on skorpionid palju. 14 on minu tulemus. No sa tead, et kõige ohtlikum asi skorpionite puhul on nende see stinger, see saba. Ja sellega nad nõelavad ja kui nad pihta saavad, siis on väga valus. Nende suurte skorpionite puhul eriti valus. Nii et seda tuleks kindlasti vältida ja kõrbes ilmselt te jahtisitegi niimoodi, et kaugelt kas odade või siis mingiste püünistega püüdsite neid kinni, sest lähedalt võitluses on nad hästi tugevad. Seega mul on tunne, et kõige parem neid... Kas ma enam-vähem tean, kui kiired nad on? Selles mõttes, et kui keegi jookseb täiega eest ära, siis skorpion jõuab lõpuks järgi. Aga kui mina kui liivaelv olen 35 jalga on mu speed, et kiiruselt, kas Ta jõuaks ma sulle ka olen järgi. kiirem kui tema? Ta jõuaks sulle ka järgi. Ta jõuaks mulle ka järgi. Ehk siis ma eeldan, et ta on minust võib-olla kiirem isegi või? Jah. No okei, aga kuna mul on javeliinid on taskus viskodad, siis ma võtan välja ja ma pean siiamaani tulema. Siis ma ulatan teda visata küll. Ma hõikan kõigile, et piirame ta ümber, nii on lihtsam, sest mulle tundub, või noh, ma arvan, et Osmokai teab, et nii on võib-olla lihtsam neid rünnata, et siis ta ei saa kõiki nagu oma stingeriga lüüa. Nii et nüüd ma viskan oma javeliiniga teda 17. Saab pihta. Popsti ja 8 piercing damage'it. See javelin lendab sinna, kus ta saba saab ühendatud kehaga ja lendab sinna sisse plaatide vahele talle. Mingit löga lendab sealt vahelt ja skorpion ei ole üldse õnnelik, käib mingi... Nii, aga oota, ma saan ikkagi vist mingi boonus action'i ka välja tõmmata endal taskust, on ju? No Need tõmba. mul peaksid olema täitsa olemas. Ja ma arvan, et ma panen endale usu kilbi peale Shield of Faith'i, mis siis teadupärast annab mulle armor class'ile 2 juurde, nii et nüüd ma loodan, et ta keskendub minule ja ma seisan niimoodi kutsuvalt tema poole, olen nagu teen sihukest häält, et äkki see nagu Okei, väga hea. See on siis sinu kord. Skorpion ei näe üldse välja, et tal oleks hea päev. Aga nüüd on Elleri kord. Elleri jookseb siis 1, 2, 3, 4, 5, 6
ta üritab siia põõsaste vahele minna, kükitab maha ning üritab lasta oma ammuga teda. Ja vaatame, kas ta saab pihta. Nii. Ta saab pihta ja teeb haiget ka talle. Tubli, Eleri, tubli. Ja siis ta karjub sealt põõsast, üritab pikali, või päris mitte pikali, aga madalal hoida ennast, et mis asi see on, miks ta siin on? Samal ajal see ammupolt on lihtsalt Skorpionile teise plaadi vahele läinud ja Eleri tundub, et ta on suhteliselt endast väljas. Nii, nüüd on Skorpioni kord. Skorpion vaatab ringi, naksatab oma neid mis see on siis? Küünis? Sõrad. Just, sõrgasid. Ja siis vehib oma sabaga ning siis liigub just Osmo Kai poole, sest ta on siuke särav sihtmärk ja üritab sind lüüa. Üritab lüüa ühe käpaga sind või selle sõraga. Nii, see läheb ilmselgelt mööda, see on mingi 4. Ma full Matrixin sealt alt läbi nagu. Nii, järgmine on 15. Üritab teise sõdaga lüüa sind. Tõusen ühe käe peale ja teen siuksed nagu break-tantsu liigutused, lähen eest ära, ta ei saa pihta. Ja siis viimasena sa näed, et ta üritab lüüa sind oma selle Stingeriga. See on uuesti 15. Ja siis ma kükitan hästi madalale ja siis tantsiskleva kergusega tõusen taas püsti ja ta ei saa mulle ikka pihta. See samune nõel läheb tal vastu neid kivisid, mille juures sa oled plõng. Ta on hästi tusane selle peale, et ta ei saanud sulle üldse pihta ning nüüd on Harujuku kord. Sa näed, kus seal põõsaste ja kivide vahel Osmo Kai praegu põikleb suure Skorpioni löökide eest. Harujuku seisab siis meie käru kõrval, aiakäru. Ma panin väikse lahingukaardile väikse siukse kotimärgise ka, et meie varandus on seal. Harujuku on kogu aeg nagu mõõtnud niimoodi, et kui kaugel ta on arvutanud ja Harujuku kõnnib lahingkaart. Ja sa kadusid koda ära? Nii, sorry, ma vahepeal mõõtsin. See on oluline selleks, mida Harujuku nüüd teeb. Fireball! Jah, Harujuku kõnnib siis natukene niimoodi kaugemale ja siis manab oma kätte oma selle mõõga, millega ta siis niisuguse maagilise nagu lasso heidab selle Skorpionini ja siis esiteks on nagu Eldritch Blast ja teiseks ta siis nagu tõmbab 10 jalga enda poole ka. Kui see kõik õnnestub. Kas selleks, kui sa tõmmata saad, kas ta saad ka large creature'id tõmmata? See on hea küsimus. Ta ütleb nagu, jah, nagu igasugune creature, igasugune elukas. No siis saad. Jah, siin ei ole mingit täpsustust. Aga noh, sina oled juht, sina ütle. Kui ta on ikka liiga suur, siis... Ei, ta on lihtsalt large. Ta on üks suurus sinust suurem, seega ma ütlen, et seda Skorpionit sa saad tõmmata. Jah, nii. Igatahes, proovin talle pihta saada. Eldritch Blast. Kas talle saab pihta 14? 14. Eldritch Blast. Sa lased siukse energia endast välja enda kõhust, on ju. Ja... See tuleb mu käest. See tuleb su käest. Okei. Ja sa juba oled valmis uuesti rabama sellest Eldritch Blasti energiast uuesti kinni, et tõmmata teda, aga see läheb mööda põõsastesse. Ja sa instinktiivselt juba tõmbad, aga lihtsalt paar puuoksa lendab sinu poole. Väga hea, nagu mõte Mattias, väga hea. Nii, kas sa teed veel midagi, Harujuku? Ei, ma kõndisin ja
lasin selle cantrip loitsu ja see on kõik. olgu, Trikstan, sinu kord jälle. ja ma jooksen sellele tüübile ligi. Arvesta, et põõsas on kaks sammu. Okei, las ma siis. Aga sa vist oled Kolm. nii kiire, et sa saad ikka. 7 ruutu ja saab küll. Mm -hmm. Ja siis ma proovin teda vaarisade mõõgaga torgata selja tagant, nii nagu Osmo ka käskis, et pöörame sisse. õige. Oh, jälle läks nihusti. 10. 10 läheb mööda. Sa üritad torgata teda, aga ta samal ajal just liigub, et Osmo Kaile pihta saada. Ma ütlen halde keeles Trikstanile, et raiu, ära torka, raiu. Trikstan noogutab selle peale. Ja ma ei saa rohkem midagi teha. Okei, see on kõik, mis sa teed. Selge, järgmine ongi Osmo Kai. Sa näed, ta ikka on oma näpitsatega tõmbleb seal sinu ees. Üritab sulle kohe vasti uuesti pihta saada. Ma näen seda. Ma võtan välja oma pika mõõga, oma hea liivaelvi mõõga ja siis proovin talt ühe selle tšõka asja maha raiuda. See tšõka, see on see, noh, Okei. sõra maha raiuda. Aga veeleta pihta saamine, aga kui sa tahad täpselt seda actionit teha, siis see on disadvantage. Sest sa pead täpselt õigesse kohta pihta saama. Jah, sure, muidugi. Kas 23 või 17? Ehk siis 17. Mis on pihtas? Sa saad pihta ja sa raiud oma suure mõõgaga litaki otse sinna näpitsa vahele talle, kus tal see ühendab ülejäänud, mis see on, käsi või. Ja see kukub maa, igasugust löga lendab maha ja see Skorpion ei ole üldse õnnelik. See oli 9 slashing damage'it. 9. Väga hea. Nii. Ta vaatab, et milline edu. Ja siis proovib oma mõõka sättida nii, nagu ta just nägi, kuidas. Skorpion piinleb samal ajal oma ängistuses. Tal on üks see sõrg maha löödud ning samal ajal siis Eleri valmistub uuesti laskma oma ammuga teda. Ja ta laseb ammuga, laseb otse talle sinna, kus nii-öelda pea hakkab tal ning teeb haiget ka talle. Nii, see on siis... Edasi meie pihta ei saanud. Nii, ja vered hakkab pritsima sealt ka välja Skorpionil, kus ta just selle ammu noole sisse sai. Ta teeb koledaid häälitsusi, Elleri jookseb siia kivide taha rohkem, et ennast rohkem kaitsta. Ma panen ta siia, siin ta on ilusti kaitstud. Ja siis on Skorpioni kord. Skorpion vaatab, et ta on igalt poolt nüüd ümber piiratud, aga ikkagi see tantsiv elf on kõige hullem. Ta võttis tal just ühe sõra maha, seega ta on nüüd üks löök vähem. Ta enam ühe sõraga ei saa lüüa. Yes. Nii et ta üritab jällegi sind nüpeldada, Osmo Kai. Proovigu. Nii, esimene kord, kus ta lööb oma selle suure sõraga vastu sind, sa jälle tantsiskledes lähed, liigud eest ära ja see lendab vastu kive tal, lihtsalt kivitükke lendab see. Ning siis ta üritab, jääb korra paigale ja üritab oma selle stingeriga lüüa sind. See on ohtlik. Kas sulle saab pihta, sulle ei saa ilmselt pihta, 13? Ei. Sa põikled jälle eest ära ja oma elviliku graatsilisusega ning tema stinger lendab vastu maad. Ta on jube kuri ja nüüd ta hakkab juba paanitsedes vaatama, et mis toimub ümberringi. Nüüd on Harujuku kord. Harujuku teeb uuesti käega, laseb Eldritch Blasti ja siis proovib tagasi tõmmata. No nii, proovi, kas see saab pihta? 18.
18 saab pihta. jee. Siis see teeb talle 5 vigastust ja siis 10 jalga tõmbab lähemale otseses joones. Kas sa liigutad ise teda lahingkaardi peal? See on siis Ja ma loodan, et see tekitab nüüd võimaluse, Just. et Osmokai ja Trikstan löövad teda. ja, teil on nüüd võimalus lüüa, veeretage mõlemad oma attack'id. Aga milline su see energia välja näeb, mis su käest välja tuleb ja tõmbab teda? Mul see kõhuahi hakkab niimoodi siniselt põlema, aga siis jah, käe otsast tuleb selline nagu sinine lasso, läheb siis selle skorpioni ümber ja siis tirib niimoodi, et niimoodi tema jalad nagu kraabivad mulla sisse, siuksed rehajäljed ja siis ma loodan, et põhimõtteliselt Trikstan ja Osmokai vaatavad, et nagu see suur koll hakkab nende eest nagu ära lohisema, nii et siis on võimalus rünnata. jah, samal ajal kui see skorpion siis sinise lasso tõttu lohiseb teie eest ära, mis pitsitab teda nii tugevalt, siis lööge. Osmokai teeb suure kaariga, hakkab just teist sõrga maha lööma, aga siis tõmmatakse see loo meest ära ja ta veeretas ühe ja ta nagu su mõõk jääb sinna kivide sisse kinni ja siis Excalibur. ja siis sa pead no ütleme, et sa pead bonus action'il veeretama strength save'i, et seda päästa. Trikstan, mis sina teed? Trikstan oli selleks võimalusrünnakuks paremini valmistunud ja proovib saba nagu lõigata või siis nagu, mitte nagu maha lõigata, aga nagu lihtsalt Äsada. riivata seda. Ja veeretasin 18. 18 saab pihta. Siis talle tuleb 6 haiget. 6 haiget. Ta on üpriski juba verine, kiunub seal, nüüd kui see Harujuku lasso lahtub, ikkagi kiunub seal oma koha peal ning järgmiseks on Harujuku tegi ära, nüüd on Trikstani kord. Ja ma proovin nüüd uuesti talle ligi minna. Bonus actionina ma võtan kilbi kätte teise kätte. Okei. Tõstanud katse. Ja viirutan veel kord vaarisade mõõgaga. Mine ilusti ruudu peale ka mäpil, siis teab, kus sa oled. Kas 12 avab? 12, sa üritad lüüa, aga see sama kohmakas liigutus, et sa just kilbi võtsid. Sa pead oma võitlusstiili natuke muutma ja sa lööd seekord kahjuks mööda. Su mõõk vihiseb lihtsalt tuule käes ning järgmine on Osmokai. Nii, ma proovin siis oma Dex save. Strength save või Dex save, et tõmmata sealt. Naturaalne 1. Naturaalne 1. Su mõõk jääb kinni. Sa võid uuesti proovida, aga siis su round läheb ära. Ei, aga ma võtan oma selle pealt pigem teise javeliini ja liigun kuskil siia külje peale ikkagi, et hoida seda nagu sisse piiratud tunnet all, et ta ei saaks väga kuskil otsast põgeneda ja siis heidan tema pihta ühe teise javeliini. Okei, lase käia. 3. naturaalne 1. See javelin viiseb mööda, sa ei tea kuhu. See lendab lihtsalt ükskõik kuhu. Sa tusaned su mõõk ei kinni ja siis sa viskad ebatäpselt. Mul on tunne, et ma olen Mattiase cursed dice'id endale saanud või midagi. Mina ka, siis. Aga see oli siis Osmokai kord. Eleri vaatab seda jama sealt kõrvalt. Ja tema muud ei teegi, kui lihtsalt üritab uuesti lasta teda. Ning mis ta siis kokku saab siin? See nool läheb ka mööda. Vihiseb tuule sees lihtsalt teist kõigist mööda. Ja siis ta on sitt küll. Ja siis ta üritab laadida oma ambu uuesti. Ning järgmine on see sama skorpion. Nüüd ta vaatab, et Trikstan on tema juures kõige lähemal, pöörab ruttu ringi ning ringi pealt üritab oma selle
näpitsaga sind lüüa. Kas sulle saab 24 pihta? ja praegu, see saab küll. Jaa. Sa saad 5 bludgeoning damage'it Hästi. ja sa oled grappled. Okei. Ja kui sa tahad pääseda sellest, siis järgmine round sa pead tegema strength selle või athletics selle samuse saving throw. Nii, ja mitte saving throw, vaid ma ei teagi, oli vist saving throw, on ju? Saving throw oleks loogiline. Jah, oli vist. Nii, pole nii ammu mänginud. Ja siis, kuna sa oled kinni, siis ta liigub koos sinuga. Tasuta transport on selle asjani. Täpselt. Harujuku juurde ja üritab teda stingeriga lüüa. Okei, proovigu. Nii, see on siis, kas sulle saab pihta 13? Täpselt saaks, aga Harujuku paneb endale maagilise kilbi peale. Siuke sinine leek käib üle. Te näete, et see Skorpion võtab Trixtani kätte, lohistab teda endaga kaasa ja siis sabaga üritab lüüa otse põhimõtteliselt Harujukule otsa ette, aga Harujuku lihtsalt avab oma leegid ja need puhuvad selle stingeri mööda Harujukust ja siis see jääb sinna. Nüüd ongi Harujuku sinu kord. Sa oled just blokeerinud tema suure selle samuse nõelumislöögi. Ma teen siis ühe järgmise loitsu, mis tekitab niimoodi, et Harujukust vaata käis siukese kilbi sinine leek üle, aga nüüd Harujuku muutub nagu hästi palju Harujukusid tekib siniseid niimoodi nagu ehk siis mulle tuleb selline loits peale nagu blur. Okei. Ja nüüd edaspidi on siis 1 minut lahingus on siis Skorpioni löögid on ebaeelisega Harujuku vastu. Väga hea. Ja see oli jah, muud ma teha ei saa. Me nagu paigale, et ma üritan võtta tema löögid enda peale siis. Kõik läbi. Sa enam ei liigu, aga su kehakuju muutub uduseks ja ei ole väga täpselt aru saada, mis sa teed ning Trixtan, mis sa teed. Sa praegu küüniste vahel. Ja ma pean mõtlema strength saving throw, Dexist ei piisa või? Viska Dex sobib ka, jah. Sest sa üritad siis nihverdada välja ta küüniste vahelt. 11. Sa üritad küll nihverdada ja proovida kuidagi libistada ennast välja sealt, kuid see ei õnnestu sul see round ja sa jääd tema küüniste vahele. Oi, sa maksid! Ja järgmine on Osmokai. Jaa, et mõtlen, et ma vist pean oma mõõgale ikkagi järele minema, sest Harujuku õnneks teeb head tööd. Ma lähen oma mõõga juurde, kuidas ma ta sealt välja tõmban? Nüüd, kuna ta on täiesti kinni seal, siis viska strength check. Või athletics check. Jaa, no atleetika on vist, jah, ma teen atleetika pigem siis juba 2 ühteks, siis 11, kokku 15. Sa tõmbad ja lõpuks sa tõmbad oma mõõga sealt kivide vahelt välja. Su mõõk uuesti pihus, aga su round on kasutatud. Jah, vabalt, väga hea. Elleri vaatab, et nüüd Osmokai on täpselt ta ees ning Oh no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta samas vaatab ka, et Trixtan on hädas, ta hüppab natuke edasi, läheb sinna põõsasse, kükitab maha ja laseb oma ammuga uuesti. Ja see läheb vastu Skorpioni tugevamat külge ning põrkab lihtsalt minema. Helleri on nagu, et see ei ole hea koht. Ja siis ongi tema oma korra teinud. Skorpion nüüd on tema kord. Ja ta vaatab, et Trixtan on kinni. Ta hoiab teda kinni,
seega selle klaaga ta ei löö, teist klaad tal ei ole ja siis ta üritab nii, ta üritab harujukut Stingeriga lüüa. Seega disadvantage on ju. just. Nii, sulle ei saa ilmselt 11 pihta. Ei saa. Jah, Jah. ta vaatab su kuju, ta väga hästi ei saa aru, aga üritab ühte mingisugust udust kuju lüüa, mis ta näeb. Ta lööb täiesti mööda sinust vastu maad, mulda lendab ning nüüd on Haru sinu kord. Nii. Ja siis ma teeksin, nüüd manaksin oma selle sinise võlumõõga välja ja siis tõmbaks üle skorpioni teine sõrg, mis tal on. Oota, aga seal on ju... Ma olen seal küljes kinni. Jah. Seal on Trikstan sees. No vot, ma proovingi siis niimoodi, et nagu lõikan Trikstani vabaks nagu. Disadvantage siis. Pooleks. Oo, väga põnev. Teeme nii. Nii. See oleks siis kas 10 või... Jah, see on 10. 10. Sa üritad sihtida tema seda näpitsat, mis hoiab praegu Trikstani kinni, aga nii kui sa lööd, ta aimab juba seda, et sa üritad teda sinna lüüa ning ta liigutab Trikstani koos oma kombitsega minema. Nii et see läks sul luhta. Ja, see oli minu käik, aga ma vaatan, kas mul on midagi head teha ka lisakäiguna. Jah, ma paneks äkki tema peale väikse needuse ka. Heksid ta ära või? Just. Okei. Ja, Hexblade'i needus. Siuke Nii neediga koguneb siis tema ümber ja ta on neetud nüüd. Ja ma arvan, et siuksed vaevatud siuksed näod kuskilt teispoolsusest nagu õljuvate ümber. Ma ei tea, kust need tüübid tulid. Nüüd Jah, Nüüd eks ta- siis 1 minut on ta siis neetud. väga hea. Nüüd ta oma vaevatud hingelisusega tammub see ringi ikkagi su ees, aga Trikstan, sina saad vabaks murda uuesti jälle. Proovin jälle. Kas 17 piisab? 17 on piisav, sa kuidagi nihverdad ennast välja, samal ajal kui need neetud mingisugused visioonid käivad ta ümber, siis sul õnnestub leida moment ja ta on kuidagi pehmem oma näpitsaga. Sa suudad ennast välja nihverdada sealt, aga see võtab su action'i. Selge, ma liikuda saan või? Saad liikuda? Okei, ma lihtsalt liigun, ma ei tea, sellisesse kohta, et ma olen sõrast kaugemal. No, Opportunity't äkki ei saaks. ei, ta saab ikka, kui sa liigud taast eemale. Ma ei mõtle eemale, vaid tema juures. Lihtsalt muudab positsiooni. Okei. Sa üritad muuta positsiooni, see sul õnnestub. Sul on veel bonus action, kui sa tahad midagi teha, aga... Mul ei ole vist sellega... Kas ma saan rünnata bonus action'ina ka vist saan? Ei, sa ei saa, kui sa action'iga ei rünnanud. Siis vahet pole. Vaatan, ma tean, mis ma teen. Võtan oma kilbi korralikult kätte. No okei. Sul on kilpmõõk käes, sa oled vaba ja nüüd on Osmo Kai kord. Sa oled oma mõõga just tõmmanud sealt kivide seest välja. Mis sa plaanid? Ma teen paar sammu lähemale. Nüüd ma ilmselt olen kuskil ta selja taga ja siis tahan lihtsalt teda raiuda vandudes tema pihta liivaelvi keeles ja proovin teda lüüa oma ilusa mõõgaga. Mitte naturaalne 20. Okei, sa saab pihta kindlasti. Ja ainult 4 slashing damage'it. Ta soomus on ikka vist väga kõva. See on midagi. Jah, aga ma arvan, et see oli hea, tore löök, aga bonus action'id mul otseselt ei ole.
ma ütlen oma kaaslaste lihtsalt, hea töö, edasi, lööme selle Shakugi maha. sa oled just tõmmanud ta soomuste vahele, mõõk ei läinud nii sügavale, kui sa oleks soovinud, aga siiski ta saab natuke haiget ja ta ei näe enam üldse väga hea välja. Ta tundub, et ta on väga täbaras olukorras praegu iseendaga. Kuid nüüd on Elleri kord, kes üritab Trixtani ja Osmokai vahelt noole lasta otse Skorpioni pihta. Ning kas see õnnestub? See ei õnnestu, see läheb üle Skorpioni, viiseb mööda. Elleri vannub seal põõsaste vahel ja laeb uut noolt. ega mitte harujuku pihta, ma olen nagu täpselt seal taga. Ei, ta nii kehvasti ei lasknud. Okay. Nii, ja siis on Skorpioni kord jälle. Nüüd tal on see üks sõrg vaba. Ta vaatab, et harujukule ta pihta ei saanud ja üldse ei saa aru, mis toimub. Ta pöörab ennast ringi ning üritab äsada Osmokai pihta. Ta on järgmine. Nii et... Jaa, muidugi. Nii et vaatame, kas ta saab pihta sulle oma sõdaga. See on 14, ei saa sulle pihta, ma eeldan. Ei, õnneks mitte. Sa põikled eest ära ta löögist ning ta ei jäta rahule, lööb oma stingeriga ka sulle sisse. See on naturaalne 1, mis tähendab, et sa hüppad just eest ära, aga sinu ees oli just siuke pehme muld ja kivid, mis tema stinger jääb kinni ja ta üritab nüüd seda välja tõmmata. Nüüd kõik löögid tema pihta on advantage'iga. Ja Hadu, sinu kord. Nii, ma veel, eks ole, boonuslööki saab teha ka ennem põhilööki. Põhimõtteliselt küll. Oleneb, mis sa teed muidugi. Ma tahaks natukene nagu võimendada enda lööki, ehk siis ma paneksin sellise, boonusena paneks sellise loitsu, cantrip loitsu peale, nagu on Wrathful Smite. Jah. Et veel lisaviga saab ta siis. Ja nüüd ta saab veel lisaviga sellest eelmisest needusest. Jah, nii et ma harujuk on nagu siuke no nii, nüüd saab. Nii, kui pihta saab. Advantage. Jaa, sorry, oota, ma ei tea, miks ma veretasin. Ma tahan lüüa oma mõõgaga. Ehk siis see on kas mõõgaga 13 või 13. Jah, 13. 13. See ei lähe pihta, jah? See ei lähe pihta. Ta tõmbleb küll seal, aga sul on hea võimalus lüüa. Sa üritad pumbata igasuguseid asju ja siis ta just liigutab täpselt eest ära sinna, kus sa tahtsid lüüa. Plaatide vahele tal, see lihtsalt läheb vastu plaate ja liigub maha su mõõk. Ja, no igatahes, kuhu iganes see mõõk lõpuks läheb, ma ei tea, maas on äkki mingi seen või midagi. No, kirjelda, kuidas see välja nägi. Igatahes harujuku nagu laadis oma selle mõõga täis niimoodi nagu mõõk kasvas ja siis ta lõi maha kuhugi, ma ei tea, lihtsalt mingi mulda lendab ja nägu on mulda täis. Ilge litakas käib seal mudu mülka peal, kuhu sa oma mõõgaga lõpuks maandud. See plahvatab, tolmu on üleval ja selles alas on kõigil siis nüüd visioon kehva. Kõigil on disadvantage kõigile selles alas nüüd. Nii, ja siis on Trixtan, sinu kord. Väga hea. Ma proovin siis... Ma vaatan Trixile otsa, ütlen, et kuule, see astel on maa sees kinni, proovime selle maha raiuda. Muide, väike vahemärkus siia, et kuna nüüd on tolm ümber, siis teil on straight roll jälle. Teil ei ole advantage sellepärast, et on tolmu sees ja teda on raske lüüa. Okei, no siis mitte. Ja enneks esimene oligi 15. Kas see tabab teda? 15 saab talle pihta. Haiget saab ta 11. 11. Slasseeruvat. Kuidas sa ta mõõduvad? Ma lõikaks tal saba maha. Sa seal tolmu sees näed täpselt, kus ta oma sabaga kinni on ja sa siis jooksed ja hüppad ja lööd ja
saba tuleb clean off. Sa näed, et ta taguretab natuke sealt tolmupilvest välja, tal sealt sabast pritsib igasuguseid vedelikke välja. Ta taguretab lõpuks vastu puud ennast ja lihtsalt jääb sinna soiku vastu puud, kukub maha. Ja lahing on läbi. Võimas elukas, selle peale oleks nii palju vaeva. Siis kui see Oo, jaa. tolm maha langeb, siis Harujuku tuleb seal niimoodi. Mul on suu mulda täis. Kas sa siis maha lööd, kuule? Ma proovin järgmine kord pihta lüüa. Nii, ma arvan, et Osmo Kai läheb täiesti oma nagu masinlikult oma nagu tavalisele tegevusele üle, kui ta on Skorpioni maha löönud, et ta läheb proovib sealt astla otsast seda mürki koguda. Okei, sa oled astla otsas mürki koguma, teised toibuvad lahingust ja siinkohal teeme väikese pausi ning jätkame kohe mõne hetke pärast. Hei, mina on Joosep ja ma räägin teile natuke, mis keldrilohedes toimub. Nagu te võib-olla teate, meil on Discord. Discordis saate suhelda üksteisega ja ka meiega ning postitada igasuguseid pilte ja miime ja muid totrusi, mis teile pähe tuleb, kui te meie D&D-kraami vaatate. Lisaks sellele kogu see süsteem võtab siin väga palju aega ja vaeva ning kui te tahate seda toetada, et neid osi ikka veel tuleks, siis meil on Patreon. Kõik Patreoni rändajad saavad oma nime video lõppu kirja ning näha ka Discordis toetajate sisu. Kangelased saavad näiteks näha ka kõiki episoode varem kui kõik teised. Ülemvõlurid saavad aga luua ise originaalse tegelase Aradori, olgu siis see klaasis sepas goblin või uhke laevaga võlur. Ja siis seiklejad võivad neid kohata maailmas. Suur tänu kõigile, kes on meid juba vaadanud, kaasa elanud, kirjutanud meile kommentaare nii Discordis kui YouTube'is ja näeme juba keldris. Te just kaklesite siis selle Skorpioniga metsas, kus ta ei oleks tohtinud olla. Kõige tuttavam selle Skorpioniga oli muidugi Osmo Kai, kes on kõrbest pärit, kus need Skorpionid ka tihti ringi siblivad. Ja te just raidusite talle selle nõela maha. Ja Osmo Kai sammus kohe sealt nõela seest siis mingisugust vedelikku endale varuma, aga on sul ka mingisugune klaaspurk või ükskõik mingi asi, anum, kuhu see endale sisse panna? Endale? Ei. Aga ma arvan, et liivaelvide komme on see, et mul on väiksed paunad liivaga, nii et ma kogun selle liiva sisse. Noh, et see on mingi ravitõmmiselaadne asi, ma kujutaks ette või no mis iganes. Nii ka... Ja, sorry. Ja, ei, jätka. Et Harujuku võib sulle anda oma selle veelähkri, sest et Harujuku ise niikuinii ei joo midagi. Kas see võib olla... Okei, jaa, miks mitte? Ma võtan selle vastu, olen nõus. Kindlasti midagi ei juhtu halba. Nii, viska mulle dexterity siis ja siis nagu ma aru saan, sa üritab mürki sealt võtta, jah? Jaa, ma sain kokku 13 veeretasin endale. Ja. Trikston muideks tuleb kohe kõrvale vaatama uudishimuga, mida sa teed. Ja kui ta saab aidata, siis ta aitab. Okei, siis advantage'iga. Suurepärane. Kas see teeb mu elu paremaks? See elu ei lähe paremaks. 13 jääb. Okei, siis sa saad päris, natukene seda mürki sealt kätte. Väga suure tüki te muidugi ammustasite ära, et sa tervet lähkrit täis küll ei saa seda mürki, aga no niimoodi mõned annused. Ja sul on nüüd Skorpioni mürk, võid endale selle kirja panna. Kui sa määrid selle mingi asjaga kokku, siis on stun efekt võimalik saavutada. Pärast võin sulle rääkida, kuidas see täpsemalt töötab. Väga tuus, jah. Nii, ja siis nii, te siis korjate seda samust mürki sealt ja sammute edasi või? Ma tahaksin küsida ühte asja, et ma vara hommikul enne seda, või pärast seda draaklastega võitlemist tegin Woodbury loitsu, hüvamari, mis annab mulle up to 10, ehk siis kuni 10 marja. Ma panin ühe
Harujukule, kes sai ellu äratatud. Mul on nüüd siuke küsimus, et mina tahaksin neid marju, mis mul on veel alles, sest nad kestavad 24 tundi, jagada teistel ka, et keegi peaks sööma ja saab võib-olla ühe tervisekese. Aga et kuidas me teeks nii, et kui palju mul neid alles on? Veereta alati, kui sa teed seda, tee 10 lihtsalt. Ja siis saab teada, palju sa tekitad neid. Sest noh, see spell vist otseselt ei ütle. Ei ütle jah. Ta ütleb, et- 4 tükki siis sain. Jah, siis sa andsid ühe harujukule, on ju? Ühe andsid veel ära või? Ei, ma rohkem ei andnud. No siis on 3 alles. Jah, siis ma annan igale ühele, ütlen, et see annab teile küll ainult natuke elu, aga vähemalt ei pea rohkem täna sööma. aitäh. Heleri siis puhastab ennast okstest ja asjadest, tuleb sealt põõsast välja ja siis... Mis asi see oli? Ma ei ole siukest asja siin varem näinud üldse. Joodrükstan, et kus see tuli siia, väga imelik elukas. Teda siin metsas ei ela. Ma tean, et see peaks skorpion olema vist, räägitakse. Jaa, see on Shakugi. Aga Mart Osmokai vaatab teda. Kas see on siuke kõrbe Shakugi või on ta kuidagi teistsugune? Ja see on täpselt siuke, nagu sa oled näinud neid varem. Siuke kõrbe karva natukene ja noh, siukest liivakivi moodi. See on kahtlane. Nad ei tohiks olla sellises kohas. Ja ma vaatan sinnapoole, kust me teda esimesena nägime. Et kas seal on mingi jälge sellest, kus kohas ta ilmunud on? Viska mulle survival siis. Metsaelised. Neid läheb vaja, sest et siis kokku 13. 13. Sa vaatad ringi, sa vaatad, et see skorpion on tulnud siia, et ta ei ole mingi lihtsalt tekkinud siia, aga sa leiad, et tema küljes ja ümber on olnud natuke liiva ja liigud mööda seda liivarada edasi ja noh, lõpuks sa kaotad selle nagu jälje selles mõttes ära, et see liiv on lihtsalt ära haihtunud või tuul on ära puhunud või mis iganes. Aga paistab, et ta on siin metsas natuke aega ringi mütanud. Täitsa kohe mingi arvestatav vähema. Ja siis ma ütlen kohe muidugi seda kõik, et jaa, et ta ei ole lihtsalt ilmunud siia, ta on ikka tulnud. Ma arvan, et see on esimene samm Seederose maailmavallutusplaanidest. Aga Osmokai, kuule, äkki see skorpion tuli sulle järgi? Seda võib uskuda küll Seederosest ja päikeselvidest. Kas sa midagi tegid, et sind otsib mingi skorpion taga? Sündisin liivaelvina. Ma tõesti arvan, et see on Seederose kuri plaan. Ja ma ei imestaks, kui see on viis, kuidas ta proovib maailma endale allutada. Igasse metsa üks skorpion. Jah. Või siis teine asi on veel hullem, et Shakugid on põgenenud kõrbest, sest seal on Seederos ja tema päikeselvid. Hea küll, see oli imelik. Lähme nüüd kätte maksma, eks ole? Jah. Jaa. Ja pärast Seederosele kätte maksma. Kõik asjad õiges järjekorras. Osmokai, miks sulle Seederus ei meeldi? Seleta. Kes see Seederos on, et ma kuulen esimest korda seda sõna. Jaa, et ma küll tean, aga räägi mulle ka. Ta on Lurjus. Tema on nimelt see, kes... Oota, ma lappan oma ajusoppides ringi hetkeks ja tema on ju see, kes tappis ühe jumal ära. Jep. Oota. Jaa. Ühesõnaga, ta on väga halb. Ta juhib päikeselve ja nad on lurjused. Nad tahavad kõik oma päikesekultuse alla suruda. Harujuku ütleb, et ma küsin selle pärast, et vaata, et mul on tunne, et nagu mul on ka tekkimas keegi nagu see pronks draaklane, et nagu, et ma tahan nagu sinu käest kui pikaajalise kättemaksja käest teada saada mingeid häid nippe. Ja
üks hea nipp on alati kõikidel, kelleks kohtud rääkida, kui halb on see, kellele sa kättemaksu tahad teha. Sest nii sa saad veenduda, et kõik näevad sind kui mingisugust kurja kättemaksjat. Kas ma ühel päeval võin eeldada, et ma lõpuks unustan ära, miks ma tahan talle kätte maksta, et ma unustan piimuti ära, aga ma lihtsalt tahan pronksdraaklasi hävitada. Saades tunnistust nagu käesolevast, nagu mina siin hetkel pidin oma mälus hetkel nagu otsima põhjust, siis ei, see ei juhtu mitte kunagi. Aitäh. Aga ära muretse, ma aitan sul meeles pidada. Pluss, kas sa ei korjanud piimuti neid jõhve? Korjasin. No võt. Sa võid nendega ennast piitsutada iga natukese aja tagant, et nagu kinnistada seda. Ma nuusutan neid piimuti jõhve. Piimut. Nii peabki. Sa õpid hästi. Sa oled vahva. Aitäh. Ja samal ajal ma vaatan Harujukut ja vaatan, kas ta on natukene pronksist ka kuskilt või? Roostes pigem. No siis pigem rauast. Okei. ja siis liigute oma teed edasi või? Ärge unustage üks AP juurde panna. Aitäh. Okei, te liigute edasi siis linna poole. On juba hiline pärastlõuna, nii et natuke jõuate edasi liikuda, kuni hakkab pimedaks minema. Mis teie viimased need visked olid? Kas mul on meeles? Ei ole. Jaa, on küll meeles. Te teed ära ei kaota, rahulikult liigute. Ja siis mingi hetk Osmo Kai sinu kõrvale tuleb Eleri ja küsib, et sa oled siin uus, jah? Siin metsades. Ma olin selle grupiga ennem kui sina, nii et... Ei, ma mõtlen siin metsades. Jaa, siin ma olen küll... Minu arust me oleme siit ühe korra läbi kõndinud, aga kõik metsad on ühesugused minu jaoks. Et need metsad on ikka väga ohtlikuks muutunud nüüd viimasel ajal paistab. Kas sina ei ole varem Shakugisi kohanud siin metsades? Ei, siukesi olendeid küll mitte. Igasuguseid kuldkarusid ja muid igasuguseid loomi küll, aga mitte... Vabandust, mis loom ma ei saanud aru, mida sa mõtlesid? Ma mõtlesin kuldkarusid. Kuldkarud on siukesed... Kirjelda teda. Nad on nagu karud, aga nad on nagu kulli moodi rohkem, et neil on suled ja nokk ja... Okei. Sa mõtled, nagu elvi keeles on mõmmuhuu. Ma tean, et metsaelvid kutsuvad teda kakunäppa. Kakukäpp. Siiski, olgem korrekt. Kakukäpp, ja vabandust, ma võib-olla tõesti, olen alles tutvunud. Aga mina tean teda kui kullkaru, et need olendid on küll siin metsas olnud varem, aga siukesi skorpioneid ei ole ma küll näinud ennem. Või Shakugi või kuidas sa nimetasid neid? Shakugi. Nad on seal, kus nad pärit on, nad on loomulik maailma osa. Tüütu, aga loomulik. Ja siis veel need kraaklased. Mis iganes nad olid? Kes need veel on? Ma ei ole siukesi ka näinud varem. No, nende kohta räägitakse erinevaid lugusid. Mina olen kuulnud näiteks kuulujutte, et traaklased on sündinud lohemuna koore tükkidest. Siin on siis kuskil lohe? See on see, kus nad kunagi tulid. Kus nad alguse said. Olgu, jah. Ja neid, see võib olla ka ju täis sellele, et äkki nad kaitsevad lohesid või on nagu lohede nii-öelda tööjõud. See on küll huvitav, jaa. Aga see juhtus palju ennem, kui inimesed üldse siia maailma tulid, nii et ma ei pane sulle pahaks, et sa ei tea neid asju. Olgu. No ma tean, et kui mina oma talus elasin isaga koos ja siis küll siukseid asju siin ringi liikunud, siis oli meil päris rahulik tegelikult isegi. No samas sa oled just
bandiidi staatusest välja astunud, nii et jah. Mis sa öelda tahad? tubli, ei ma tahan öelda, et sa oled tubli, et nüüd sa astud sammu sinna suunas, et kõik läks paremaks. Nüüd sa oled kangelastega koos. Jah, Ütleb Harujuku ja aitab seda käru vedada, milles on mingid oda otsas pead. Olgu kangelased, väga hea ja siis ta kõnnib natukene eemale. Aga jätkab ei, sa teiega ei pea, sa ei pea kaugemal kõndima, sa võid olla ikkagi lähedal. Ta ikkagi on nüüd mõni samm eemal teist ja siis tuleb lihtsalt kaasa teiega. Väga hea, väga hea. Te kõnnite siis mõned tunnid veel ja hakkab juba hämaraks minema. Mis te teete? Kas te pushite edasi või teete väikese laagri? Või mis? Küsin kõigi käest, mis arvate. No, kas surume läbi öö või teeme väikse vahepala? Ma vaatan Elerile otsa. Ai, no natuke võiks puhata, aga kui me tahame linna jõuda, siis me peaksime ikka edasi minema. No ma kahtlen selles, et öösel vist sealt nagunii sisse ei saa, et ma peaks ikka puhkama, et ikka jõuaks ükssel mõistlikul ajal. Ma arvan ka, et teeme väikse puhkuse ennem linna sisenemist. Puhkus. Olgu, Siis kättemaks. Eks otsib mingi hea koha, kus saaks laagripaika pidada. Ole hea, vaata kuskil, kus ei oleks Shakugisi. Viska survival jälle. Metsaeelised. Siis tuleb 27. 27. Sa leiad väga hõlpsasti siukse puudega kaetud, aga tundub, et siuke lame pind, kus saab ilusti laagri üles panna. Jep, ja siis ma hakkan seal toimetama, teen mingi lõkke ja vaatan mingi magamisasemed ja panen mõned püünised üles mõnede väiksemate loomade jaoks, sest lihtsalt harjumusest. Viska siis püünist. Esiteks on sul püünised? Ei ole. Nii et sa üritad mingi makeshift püünisid? Ja, just. Okei, köit on sul? Ma võin anda sulle. Oli küll ennem. Harujuku annab, näeb, et miks ta otsib. Okei, aga siis viska dexterity ja vaatame, mis sa kokku meistedad seal. Harujuku vahepeal sosistab Osmokaile, et ma näen, kuidas moodi tal lihtsalt kogu aeg köit läheb. Tal on probleem, ta teeb nii palju neid püüniseid. Ta lihtsalt püüab kinni loomi, ta ei söö neid ära, ta lihtsalt... Ta on tõesti... Võib-olla see on nende mingi rahva komme, ma ju täpselt ei tea. Kas te seal seletate, ma olen kõik teile sisse söötnud. Harujuku, kui sina ka sööksid neid, siis meil oleks kõik sööd. Nii, ma määratsin. Kas ma saan metsaeelisid ka või ei saa? Ei, sest sa lihtsalt teed praegu lõkse. Siis on 12. 12. Okei, sa meistedad mingid lõksud valmis ja paned need sinna-tänna ja nii edasi. Ja arvad, et praegu on hästi. Ja siis te saate laagriplatsi üles. Teil on väike lõke, saate natuke puhata. Teil on see käru endaga kaasas, mis te tõmbasite teelt eemale. Te olete piisavalt palju eemale, et tee pealt ei oleks teie lõket näha. Ja istute maha. Eleri saab ennast ka lõkke äärde ja vaikselt üritab endale mingisugust magamisaset teha sinna lähedale. Osmokai kindlasti hooldab oma mõõka, sellepärast see kivi sisse kinni ja maha ja mis iganes, et ta nagu puhastab seda ja nagu teeb ta kenaks. Harujuk on vahepeal tonksab Osmokaid, sest et vist oli sinu käes viimati, et Osmokai, näita Ellerile seda toredat kuubikut, mis meil on, mis muusikat teeb. Jaa, see on meil jaa, ma täiesti mäletasin seda, et mul ei olnud see üldse meelest läinud. Ma võtan selle kuubiku välja ja annan selle sinu kätte, Harujuk, ja ütlen, et ma arvan, et on aeg. Sa oled, ma usaldan sind täielikult nüüdsest. Kas mina võin olla nüüd kuubiku kandja? Sina oled jalgadega kuubik, kes kannab kuubikut. Harujuku siis proovib seal vajutada mingit külge kuubikul ja panna mingi muusika mängima.
sa natuke näpid seda kuubikut ja leiad õige koha üles ja vajutad seda. Kuubik natuke muudab sealt nupukohast kuju ja hakkab vaikselt väike muusika käima. Harujuku kusjuures isegi on Arcanas oskuslik, nii et jah. Kui see töötab selle põhjal või on see mingi... See üldiselt, kui see oleks keerukam mehhanism, siis sul oleks vaja seda, aga praegu see on piisavalt lihtne, et nagu, kui sa juba tead, et see enam-vähem nii töötab, siis see on lihtne. Ja väike muusika hakkab kuubikust siis tulema. Sa saad aru ka, et seal on voluuminupud ja see on praktiliselt kaasaskantav kõlar. Et tuleb väike muusika sealt ja Eleri kohe on, et oota, tasa, ma kuulen kedagi. Oot, ma panen muusika kõvemaks. Sa paned muusika natuke kõvemaks, siis ta vaatab sulle otsa. See tuleb sinu juurest. See tuleb kuubikust, jah. Kuidas kas sa oled mingi masin moosekant? Nüüd ma olen, jah. Nüüd ma olen. Mis asi sa üldse oled, et ma ei ole sinusuguseid üldse varem näinud? Ma olen metallhing ja ma lähen oma isa otsima. Kas su isa on kaugel? Ta on päris kaugel, jah. Ta on, ta on hauas. Harujuku, kättemaks. Algul kättemaks, siis isa, jah. Sa maksad oma isale kätte või? Ma veel ei tea. Mul on tunne, et ta jättis mind nagu maha, sest et ma ärkasin prügimäel üles. Ütleme, et minevik on natukene keeruline, jah. Kui mu isal on hea põhjus, miks ta jättis maha ja on hauas, siis ma andestan. Olgu. Aga miks sa nende 2 elviga koos rändad, et sa oled hoopis teistsugune? Jaa, me oleme reisikaaslased, me kohtusime siukse õhulaeva peal ja meil kohe hakkas kuidagi vedama, et nagu saime jutu peale ja meil tuli mingi katastroof, kukkusime koos alla. Õhulaevaga? Ma olen alati tahtnud õhulaevaga lennata. See tundub nii glamuurne. Tulebki see, mis hääl teeb. Just täpselt, see on selle õhulaeva kadunud kapteni kuubik, mille me võtsime endale. Miski ei vii isikuid rohkem kokku kui üks korralik laevahukk. Kapteni kuubik. Kapteni kuubik. Raksimir oli ta nimi. Raksimir. Ei, ma ei tea ühtegi õhulaeva kapteni. Kui ma oleks teadnud, siis ma võib-olla ei olekski siin. Siis ma oleks võib-olla juba ammu ära lennanud. Ja võib-olla see oleks siis kukkunud kuskil teises kohas alla. Kõik õhulaevad kukuvad siis alla või? Üks hetk kindlasti, jah. Varem või hiljem. Oota, Eleri, kas sa tahad kuhugi ära minna või? Noh, kui siin asjad nii halvasti on, siis ma ei tea ju. Mis ma siin ikka suren lihtsalt kuninga käe all. Sa tuled meiega kaasa ju sinna Harujuku isa hauda otsima. Jaa, muidugi tulen. Algul lähme vist Elorinni, ma arvan. Jaa, lähme Elorinni, jah. Seal ongi õhulaevad, ma olen kuulnud. Jah, just. Jaa, baarides ja kõrtsides, kui ma olen ikka käinud, siis need rändajad räägivad seal igasugustest asjadest. Elorinni me peaks minema küll, sest et seal on see pronkslohe loor. Lugul. Elorinni ma olen kuulnud, on raske saada. Seda on, jah. Sinna saabki ainult kas õhulaevaga ja siis ka võib-olla ei lasta sisse. Jah, seda peab mõtlema, kuidas seda. Aga kõigepealt siis lähme linna ja siis võtame raha ja maksame kätte ja ikka asjad õiges järjekorras. Me võiksime õhulaeva peale küll minna, et tegelikult meil siin Iskoldis käib üks õhulaev ka suhteliselt tihti. Siuke glamuurne, tal on siukesed sädelevad aknad ja siuke päris uhke teine. Kui ma mõtlen selle peale, siis ma olen alati mõelnud, et saaks üks päev ise lennata siukesega. Nagu juhtida või? Ei, kas või lihtsalt paredal olla, et näha sealt ülevalt seda maad ja
see on siis mingi uhkem õhulaev kui see meie see roostetiibur. kõlab küll palju uhkemalt. ju ta siis on, ma ei tea, ma ei ole roostetiiburit või mis iganes laeva teie räägite, ma ei ole seda näinud. No sa mõtle selle nime peale juba, roostetiibur. See oli selline robustne. No nüüd on rusuhunnik. Jah, täpselt nagu nimi ütleb ka. Rusutene. Ja kusjuures, kui nüüd mõelda, siis Harujuk jääb mõtlema. Ja, et see on hea mõte tegelikult. tõesti. Ja siis ta vaatab teid imelikult korraks ja hakkab sättima oma aset, et magamisaset. Kes esimesena tahab valvata? No ma võin jääda. Harujuku juba magab, kui te aru ei saanud. Ära siis unusta üles ajada järgmist, ma võin järgmine olla. Nagu, ma jään su üles. Või noh, magab. Harujuku nagu teeskleb. Ta tahab lihtsalt sulandada teie sisse. Ja teised lähevad siis magama, et ja okei. Ühesõnaga siis esimene vaht on Eleri. Tema lihtsalt seisab seal. Kõnnib natuke ringi, vaatab ringi ja vast jääb siis Trikstani üles mõne tunni pärast. Kuule, et sinu kord on, et ma ei näinud midagi ja ma olen ausalt öeldes päris väsinud, et ma peaks... Ja muidugi, mine magama, ma siis võtan üle. Ja viska Perception. Kas ma saan metsalisa? Ja, sa saab metsalisa. Siis on 19. 19. Sa ka siis hoiad silma peal ümbrusel, vaatad, mingi öökull lendab kuskil. Näed seda ilusat tähistaevast, mis paistab sulle sinu silmadesse. Ning kuuled neid sahistavaid puid kuskil kauguses, kus tuul sasib neid. Kuid midagi eriskummalist sa ei näe, ei taju ning sinu vahikord on läbi. Okei, ma ajan siis, ma ei keegi öelnud, kes järgmine on. Kumma sa üles ajad? Ma ajan Osmoga üles. Hei, juba hommik või? Varsti on, et Kena. Pole hea, valva veel ka. Ja, hea meelega. Noh, maka siis hästi. Aituma. Olgu. Perception on 22. 22. Sa ka vaatad ringi. Seal lõkkes on põhimõtteliselt lihtsalt kuumad söed veel, mis natuke hõõguvad. Tuul sasib kaugel puuid ja siis üks hetk sa näed silmanurgast midagi taevas. Sa näed, et nagu mingi asi lendaks linna poole ikkagi veel. Ja tundub, et see võib-olla kaugustes on see sama vivern, mis teeb kuskil linna juures siukseid ringe või otsib midagi. Ahaa. Nagu mingisugune, kas see on pigem nagu raisakull kõrpes või nagu siuke merekotkas, kes nagu jahib saaki või raisakull, kes nagu jahib nagu korjust? Sul on raske aru saada, sest kõik, mis sa näed seal puude vahelt, sul ei ole nagu väga suur vaade, sest sa oled ikkagi metsa sees. Näed sa lihtsalt seda, et ta nagu lendab, ja siis ta natuke pöörab ja lendab edasi ja siis niimoodi põhimõtteliselt teeb mingisuguseid mustreid taevas peaaegu. Aga ikka teist kaugemale. Väga hea. Ma teen selle endale nagu märgin peas ära, et teistele hommikul siis rääkida. Jah, ja kas sa äratad veel kellegi vahikorraks või? Kui ma seda ei tee, siis mina ei saa long resti.
no sul on ainult 4 tundi vaja puhata ja noh, tegelikult sa oled 4 tundi puhanud, kui me arvestame. No siis ma ei... No samas tegelikult harujukku ei... Ja ma jään lihtsalt. Ma arvan, et ma ikkagi hoolitsen veel oma mõõga eest, sest mul on tunne, et võib-olla Osmugai on teda pahandanud kuidagi, et siis ta peab nagu mõõgale head meelt tegema. Ja sa hoolitsed oma mõõga eest ja hommikuks sa saad oma mõõga ilusti särama ja sa näed oma peegeldust selle teda pealt ja sa saad aru, et see mõõk ei ole sind maha jätnud, vaid lihtsalt vahest juhtub nii, nagu elus ikka. Ning mõõk on sulle armas, nagu ta on kogu aeg olnud. Väga hea, ma kallistan teda ja annan talle suud. Kuna Harujuku tundub nagu ta magaks, aga tegelikult on täiesti teadvusel, siis Harujuku vaatab nagu huvitav vaatepilt. Kuidas Osmugai suudleb oma mõõk. Ja selle peale sa põhimõtteliselt hakkavadki kõik ärkama vaikselt. Ja on juba järgmine hommik. Ning siinkohal me jätame pooleli. Ning jätkame juba järgmine kord. Mis saab sallipandest edasi, seda näeme järgmises osas. Ärge unustage, et meil on Discord, meil on ka Patreon, kus Patreoni toetajad saad ka varem näha meie episoode. Ja nii ongi. Discordis saate meiega juttu ajada, meie asjadest rääkida ja nii on. Ja näeme keldris. Ciao!